kiire. Iraan otsustas Donald Trumpile väljakutse esitada kriisi kõige tundlikumal hetkel. Ja pilt, mis tuleb Lähis-Idast sel kolmapäeval, 22. aprillil 2026, on endiselt pingeline. Pinge pole vähenenud, vaid lihtsalt muutnud oma kuju. Relvarahu, mis oli lõppemas, pikendasid Ameerika Ühendriigid, kuid Teheran ei andnud Washingtonile soovitud taganemissignaali. Vastupidi, praegu kehtiv joon on avalik väljakutse, millele viitavad karmistumise märgid, survele allumise keeldumine ja jõudemonstratsioon päevavalges. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud Milson Alves Newsis. Toimunu oli Valgele Majale ebamugav pööre. Tunde enne vaherahu pikendamise väljakuulutamist ütles Trump CNBC-le, et ta ei soovi relvarahu pikendada ja märkis, et kui kokkulepet ei saavutata, võidakse rünnakuid taas alustada. Ta ütles isegi, et loodab uuesti pommitama hakata, sest tema sõnul oleks see parem viis läbirääkimiste pidamiseks. Aga pärast seda tuli hoopis teine otsus. Paus tehti määramata ajaks, põhjendusega anda ruumi Iraani ettepanekule ja pärast Pakistani palvet. Tegelikult ähvardas Trump, avaldas survet, tõstis tooni ja otsustaval hetkel andis rohkem aega. Selle ummikseisu keskmes on ühel poolt Trump, J.D. Vance, Marco Rubio ja Ameerika Ühendriikide julgeolekutuumik. Teisel pool on Iraani juhtkond, islami revolutsiooniline kaardivägi ja režiimiga seotud läbirääkijad. Keskel on Pakistan, mis püüab toimida sillana vestluseks, mis praegu on ummikus. J.D. Vance'i reis Islamabadi lükati esmalt edasi ja seejärel pandi määramata ajaks ootele, sest Iraani pool karmistas oma seisukohta ega andnud ameeriklastele oodatud osalust. See näitab, et diplomaatia pole edasi liikunud. See on kriitilises punktis kinni jäänud. Millal see olukord halvenes? 21. aprilli lõpu ja 22. aprilli hommiku vahel. See oli just see hetk, kui kõik jälgisid, kas vaherahu lõpeb ja kas pommitamised taastuvad. Selle asemel sisenes kriis veelgi ohtlikumasse faasi. Ei ole tõelist rahu, pole sõlmitud kokkulepet ega usaldust osapoolte vahel. Just selline olukord tekitab kõige häirivamaid pilte, sest iga žest muutub sõjaliseks ja poliitiliseks sõnumiks. Kus see sõnum kõige nähtavamaks sai? Kahes kohas. Esiteks diplomaatilisel liinil Washingtoni, Islamabadi ja Teherani vahel, kus läbirääkimised takerdusid. Teiseks, Pärsia lahe ja Hormuzi väina strateegilises piirkonnas, kus Iraani surve püsib endiselt. Associated Press teatas kolmapäeval tulistas Iraan laevade pihta Hormuzi väinas, suurendades rünnakuid laevaliikluse vastu ja raskendades veelgi jõupingutusi läbirääkimiste taasalustamiseks. See on oluline, sest näitab, et kriis ei ole külmutatud. Isegi kui õhurünnakute vaherahu püsib, on mererinne endiselt leekides. Kuidas Iraan selle väljakutse esitas? Esiteks, keeldudes surve loogikast. Üks Iraani ametnik ütles Reutersile, et Teheran võiks isegi arutada Ameerika Ühendriikidega Pakistanis, kuid ainult siis, kui Washington loobub ähvarduste ja survepoliitikast. Sama allikas tõi esile nõude lõpetada mereblokaad ning Iraani laeva Tosca küsimuse, mille ameeriklased on konfiskeerinud. See tähendab, et režiim ei soovinud läbirääkimiste laua taha tulla survestatud poolena. Sõnum oli teine. Iraan ei nõustu läbirääkimisi pidama alistumise ähvarduse all. Seejärel tuli teine samm, veelgi sümboolsem. Revolutsioonilise kaardiväega seotud agentuuri Tasnim kaudu anti märku, et delegatsiooni Islamabadi saatmise otsust ei tehta, kuni mereblokaad püsib. Axios teatas samuti, et Tasnim ise andis Pakistani vahendajate kaudu teada, et Iraani delegatsioon ei osale kolmapäevasel kohtumisel ega näe võimalust osaleda. Lihtsas keeles otsustas Teheran vestlust mitte taga ajada. Teheran tegi vastupidi, jättis Washingtoni vastust ootama, peatas protsessi ja katsetas, kui kaugele teine pool on valmis oma ähvardust toetama. Iraan astub Trumpile vastu, sest märkas kõhklust. Trump oli öelnud, et ta ei soovi pikendamist. Ta rääkis jõust rünnakute jätkamisest, ütles, et aeg on otsas, kuid otsustaval hetkel pikendati vaherahu. See vastuolu kaalub palju.
Iraani režiimi ja revolutsiooni kaardiväe jaoks võidi seda tõlgendada kui märki, et Ameerika ähvardus neid veel ei hirmuta, kuid see pole automaatne. Ja kui teine pool kahtlustab, et rünnak võib-olla ei tulegi, kipub ta panuseid tõstma. Sõjalise eskalatsiooni märgid on samuti kasvanud. Reuters teatas 19. aprillil, et Iraan täiendab ja uuendab raketiheitjaid ja droone kiiremini kui enne sõda. Vastavalt revolutsiooni kaardiväe õhu- ja kosmosejõudude komandori avaldusele, mida tsiteeris Milson Alves News. See ei ole väike detail. See tähendab, et hoolimata saadud rünnakutest töötab režiimi raketilaskemasin endiselt. Seda taastatakse ja pannakse uuesti kasutuskorda. Kui seda olukorda ühendada Teherani karmide sõnavõttudega, tekib arusaam suurenenud valmisolekust. Samal ajal levisid videod ja teated, mis näitasid raskete rakettide eksponeerimist linnatänavatel ja avalikel üritustel provokatsiooni ja jõu näitamise eesmärgil. Ka Associated Press teatas, et režiimi karmiliinilised toetajad osalesid üritustel, kus revolutsiooni kaardivägi näitas rakette ja raketiheitjaid. Selge väljakutsena Iisraelile ja Ameerika Ühendriikidele näidati suuri rakette, mis olid avalikult nähtaval kui poliitiline ja sõjaline sõnum. Sellest tulenevalt kasvab spekulatsioon, et režiim soovis anda väga konkreetse sõnumi. Heitjad on endiselt alles, ründavahendid on endiselt saadaval ja uue Ameerika rünnaku hind võib olla kõrge. Teisisõnu, režiim soovis, et maailm näeks rakette. Soovis, et Washington teaks, et need on endiselt olemas ja soovis muuta kahtluse relvaks. Kahtlus on sel juhul peaaegu sama väärtuslik kui tegelik rünnak, sest see suurendab hirmu, takistab otsuseid ja avaldab vastasele survet juba enne, kui ükski rünnak toimub. Ameerika Ühendriikide poolel oli samuti selgeid märke ettevalmistusest. Trump ütles, et sõjavägi on valmis tegutsema. Washingtoni poolt võetud suund oli jätkuvalt Iraani sadamate blokaadi säilitamine ja võimaluse hoidmine uueks rünnakuks. Kuid erinevus seisneb järgmises. Ameeriklaste valmisolekuga kaasnes poliitiline vaoshoitus, samas kui iraanlaste valmisolekuga kaasnes avalik demonstratsioon ja väljakutsuv retoorika. Ja sellest tajumise lahingus muudab see hetkeolukorra pilti. Pool, mis näitab kindlust, näib edasi liikuvat. Pool, mis ähvardab ja siis tagasi hoiab, näib taanduvat. Samuti on olemas sisemine arvestus. Režiim seisab silmitsi lõhede, surve ja kurnatusega. Kuid just seetõttu kipub revolutsiooniline kaardivägi sellistel hetkedel valjemini sõna võtma. Kui kõva liinileer tunneb, et vastane kõhkles, kasutab ta seda selleks, et nõuda vähem järeleandmisi ja rohkem vastasseisu. Axios teatas, et allikad seostasid Iraani viivitust kaardiväe survega hoida karmimat joont ilma läbirääkimisteta, kuni blokaad kestab. See detail aitab vastata küsimusele, miks. Väljakutse ei ole ainult väline. See aitab ka võimu ümber korraldada Iraani sees, tugevdades neid sektoreid, mis elavad pidevast vastasseisust. Tulemuseks on plahvatuslik olukord. Iraan jättis mulje režiimist, mis suudab isegi haavatuna jätkuvalt hirmutada, viivitada, provotseerida ja kriisi hinda tõsta.